Mul on ülesanne külastada kõiki 47 linna Eestis. Selle Wikipedia artikli järgi on Kallaste kõige väiksem linn Eestis. 2021 rahvaloende järgi elas Kallastes 651 inimest. Siin on pilt nende linnavalitsuse hoonest aastal 2023. Kallastes on üks kirik, mis asub Kiriku tänaval. See näeb välja vinge, kuid ma ütleks, et see on suur. Minu 47 linna külastamise tegevusel on kindel loogika. Igas linnas tahaks ma külastada kohalikku pubi, muuseumi ja kirikut. Mu soov oli teada saada, kas Kallastes on üldse mingi muuseum või analoogne asutus olemas. Seega ma lõin otsingumootorisse sisse Kallaste linna muuseum ja jõudsin selle artiklini. Imetle Kallaste vaatamisväärsusi. Muidugi, siin on mõned Kallaste vaatamisväärsused, mida kindlasti tasub imetleda. Esmapilgul tundub see artikkel veider, sest sõna muidugi artikli alguses annab mõista, et terve tekst on AI poolt genereeritud. Lisaks, Kallastes ei ole puiesteed ega muuseumi ja kirik ehitati 1802 ehk 19. sajandi alguses, mitte lõpus. Aga okei. Nüüd minu eeldus oli, et kui ma klikin Kallaste muuseumi hüperlingile, siis ta viib mu muuseumi kodulehele, aga ei, see viib järgnevale kallaste.ee artiklile. Mis toimub? Ma kasutan sellist asja nagu Wayback Machine. Selle lehega on võimalik minna nii-öelda ajast tagasi, et näha, millised veebilehed kunagi olid. Kui ma lähen Wayback Machinat kasutades kallaste.ee otsima, siis saan kõige varasema hiti 7. detsembril 2002, aga viisakama ilme saab leht 2003. aasta sügisest. Tegemist oli ametliku linnavalitsuse veebilehega. Kallaste.ee aga enam ametlik linnavalitsuse veebileht ei ole. Haldusreformi raames moodustati uus vald nimega Peipsiääre, mis hõlmab endas mitmeid varasemaid väiksemaid haldusüksusi, sealhulgas Kallaste linna. Peipsiääre vallal on olemas täiesti omaette koduleht ja seal ei ole hunnik AI genereeritud artikleid. Seega, Kallaste.ee oli ametlik veebileht, aga nüüd on see mingi krattide tühermaa. Mis hetkel saab ta endale tänase kratikõrdiliku ilme? Kas siis, kui Kallaste ühines koos teiste omavalitsustega ühiseks Peipsiääre vallavalitsuseks või mis juhtus? No, vaatame järgi. 2002–2010 on linnavalitsuse veebileht üleval. 2010 lõpus läheb leht korraks maha, et endale uus ilme saada ning aastast 2011 on Kallaste linna veebileht edukalt uueks tehtud. Tänase veebilehega sama päisepilt jõuab Kallaste linna veebilehele 9. augustiks 2016. Kiire kõrvalepõige. Ma ei taha nüüd kellegi tööd maha teha, aga kas tõesti? Te nägite neid kahte pilte ja leidsite, et see kalasilma objektiivi ja raskemini loetava tekstiga lahendus on parem. No, igal juhul. Ei, aga nagu, kas sa vaatasid neid pilte või? Sa ei ole näinud neid või? Okay. Nii, see oli vana variant. See on uus variant. Issand jumal. Uuel päisepildil on näha ka foto eeldatavat autorit, Gert Varde. Nüüd Gert tundub olevat päris inimene, seega ma ei hakanud teda tüütama, aga huvitav oleks teada, kas uus kallaste.ee veebilehe omanik omab õigus tema pilti kasutada. Haldusreformi aeg. Äriregistri andmetel sai Peipsiääre vallavalitsus 27. detsembril 2017 asutatud ja Kallaste linnavalitsus 2. jaanuaril 2018 kustutatud. Isegi enne seda, juba 2017. aasta lõpus, hakatakse Kallaste linna veebilehele laadima üles Peipsiääre vallavalitsuse istungeid ja kuulutatakse välja konkurss valdade ühinemise teel moodustatud Peipsiääre valla sümboolika leidmiseks. Wayback Machine ütleb, et 6. veebruaril 2018 oli Peipsiääre vallavalitsuse leht töös. Samuti oli ka kallaste.ee leht töös. Mis sisu nad siis Kallaste lehele panid, kui neil oli alternatiiv olemas? No, mitte mingisugust. Alates 2018. aastast istub Kallaste veebileht muutumatult. Seda ei võeta maha, kuid seda ka keegi ei uuenda. Eelduslikult maksab keegi lehe ülalhoiutasu kinni, aga nähes, et veebilehel on viited registritele, õigusaktidele ja protokollidele, siis ehk oli vaja lehte üleval hoida mingil X tehnilisel põhjusel. 2018. aastal läheb kallaste.ee domeen müüki. Veebileht ostetakse küll 2023 aasta juulis ära, aga enne kui ta ära ostetakse, on võimalik näha ka veebilehele pakutud hinda. Osta kohe kõigest 2999 euro eest või rendi vaid 300 euro eest kuus. Nüüd minnes tagasi algusesse.
Enne kui ma üldse midagi uurima hakkasin, tekkis mul korra mõte, et ehk on tegu mingi Tartu Ülikooli informaatiku praktilise naljaga oma kodukoha veebilehe osas või teinekord mõni hobi vanapapa võtab asja kätte ja lihtsalt teeb midagi. Aga ma ei kujuta ette, et kumbki neist oleks nõus tasuma nalja või kohusetundliku kodukoha reklaamimise eesmärgil 3000 eurot või 300 eurot kuus. 16. juulil 2023 on meile nüüd tuttavam kallaste.ee veebileht olemas. Koheselt on olemas ka AI poolt kirjutatud artiklid koos suunamistega minna ja avastada Kallastet, Peipsi järve Pärli Varnjat ja ümber asuvaid mitte eksisteerivaid majutus- ja hotellikohti. Ja nagu reaalselt, Kallaste.ee lehel on 94 AI poolt kirjutatud artiklit, millest 20 räägivad sellest, milline Peipsi Pärl Varnja on. Aga miks see veebileht eksisteerib või kas selle veebilehega saab raha teenida? Ma isegi lükkasin oma veebilehitseja kilbid maha, aga Kallaste.ee ei ole täis reklaame või muid tüüpilisi ebamugavusi, mis tooks lehehaldajale raha sisse. Samuti sa lähed sinna veebilehele ja ta ei küsi sinu käest isegi küpsiste kohta mingit infot. Majutusasutus, kohvik või toidukoht seda samuti ei näi haldavat, sest ma ei leidnud artikleid läbi lugedes, et oleks olemas üks kindel päris koht, mis läbivalt oleks alati välja toodud. Ja üldiselt ma ei usu, et keegi sooviks sellisel viisil oma ettevõtet, restorani või mida iganes reklaamida. Aga kuidas sa saad teada lehe omaniku, kui leht seda ise kirja ei pane ja siinkohal ütlen kohe, et ma pole järgneva info osas pädev osapool, aga ma vähemalt proovin. Nüüd, veebilehed ja domeenid on kellegi poolt registreeritud ja on olemas terve maailm veebilehe haldust. Infot on võimalik osaliselt leida kasutades veebilehti, mis suudavad halduritelt seda infot välja otsida. Näiteks leht.is ütleb mulle, et kallaste.ee on 2018 aasta 9. novembril registreeritud osaühingu Computernik poolt. Kallaste.ee veebilehega ilmselgelt Computernik ise ei tegutse. Tegemist on siiski aastal 2003 registreeritud domeeniarendusettevõttega, mis teenib päris käivet ja ei oma mitte ühtegi töötajat. Kuid siit ma edasi ei saanud. Kontaktid on vaid OÜ Computernik ning täpsemat infot ma registripidajatelt ei saanud. Aga oota, kas sa ei maininud mitte pealkirjas venelaste psaioppi? Tõepoolest, mainisin küll. Ilmselgelt mul ei ole tõendeid mitte ühegi asja jaoks, mis ma edasi ütlen, aga paar asja paneb mu mõtlema. Kas meil pole mitte lõpmatute rahavarudega idanaaber, kes soovib oma jutupunkt edastada läbi legitiimsete veebilehtede? Mis tundeid sinus tekitavad need järgnevad laused? Linn on täis ajaloolisi mälestisi, mille hulka kuulub ka Eestis ainulaadne Krimmi vallutamise mälestussammas. Piirkonda Eesti idaosas, mis pakub erinevaid kogemusi Petserimaast. Tutvuge Peipsi järve idakaldal asuva Kallaste linnaga, koht, mis sümboliseerib nii vene kultuuri kui ka kaunist loodust. Kallaste, Eesti-Vene kultuuri süda. Või siis see, Kallaste linn asub Šveitsi piiril. Nojah, võib-olla ei ole ikkagi venelaste psaiop. Aga kui sa oled Kallaste.ee lehe omanik või tead, kes sinna neid artikleid postitab või tead üldse midagi rohkemat tervest sellest teemast, siis palun anna mulle teada, sest ma lihtsalt tahan teada, miks. Ja siin pidi algne video lõppema, ma leidsin ühe veidra veebilehe, ma ei saanud aru, kuidas ametliku linnavalitsuse veebileht saab selliseks AI genereeritud asjaks muutuda. Ma näitasin seda oma sõpradele, me vaatasime selle artikleid, me vaatasime pilte, me naersime koos, oli väga good times. Aga siis üks nendest sõpradest saatis mulle nimekirja ja arvake ära, mis on ühist kallaste.ee veebilehel ja näiteks tarvaste.ee, Vasalemma, Tabasalu, Leisival, Läänesaare, Alutagus, Aegviidu, Helme, Sangaste ja veebilehed nagu ka Minigolf, Investor, Herpes, Leetrid, Kolesterool, Aits ja mu isiklik lemmik murutraktor.ee. No kui sa arvasid, et see on AI genereeritud sisu, siis palju õnne, sul on õigus, sa võid täna Krossi toidupoodi minna ja endale ühe ekstra jäätise osta, šokolaadi oma. Aga neil on veel üks ühine asi ja see on osaühing Computernik, see oli terve aeg nemad. Jah, mitte ühegi töötajaga ettevõte on tegelikult see, kes on teinud kõik need AI genereeritud veebilehed või vähemalt omab neid. Ma kirjutasin neile, et hei, miks te seda teete? Ma eeldan, et seal on mingi business põhjus, ala SEO, liiklus, võib-olla saab näidata potentsiaalsele kliendile, milline su veebileht võiks välja näha või mis iganes.
aga jah, nad kunagi ei vastanud mulle. Aga ma jätkuvalt tahaks teada, palun Günther, kirjuta mulle vastu, miks sa teed seda, ma tahan teada, mille pärast see vajalik on. No vot jah, nii et ega midagi rohkem vist ei olegi. Tšau!